Kokku on nädalas 4 ülesannet. Osasid neist tuleb teha iga päev, osasid nädala peale kokku. Ja kui lugeda seda kirjeldust, mis mul on kampaania lehel välja toodud, siis võib kirjuks minna küll silmade eest, ma usun, aga 3 eelneval korral samalaadsetes väljakutsetes osalenud Tiia arvab, et tegelikult võib-olla see nii hull ei olegi. Kuulame, mis Tiial selle kohta öelda on, vahetult pärast seda, kui ta sai teada, et rattaga mai jooksul tublisti ähkimist ja puhkimist, pulsi tõstmist ja rattaga hiljem minu juurde andis talle juba ühel päeval 2/3 kõrge pulsi punktidest. Ehk siis vastupidavuspunktidest. Nii et las Tiia räägib ise. Mõtled, et kus ma võtan selle aja, et iga päev liikuda nii palju, siis võtagi puhkepäeval see 2 tundi või 3 tundi, ma ei tea, mine tee siis midagi sihukest üliaktiivset, et puhkepäevad on ju kõigil ometigi nädalas paar päeva, ikka 2 päeva või 1 päev on. Ühe päevaga. Teine päev veel juurde ja ongi maksimumpunktid. Ja siis veel jõutreening otsa. Ja toitumine on siis igapäevane ülesanne.